4. päevakorrapunkt on avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Eelmaa-Linnas. Palun, Mihkel. Lugupeetud volikogu, teatavasti 1. juulist hakkas kehtima uus korrakaitseseadus, mis siis muudab nii korrakaitsereeglid kui ka erinevate osapoolte vastutus nende tagamisel ja toob ka ühtlasi omavalitsusele seda vastutust juurde. Ja sellest tulenevalt siis on omavalitsus kohustus ka kehtestada siis avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. See kord on siis teie ees ette valmistatud, paluks heakskiita. Kas on nimetatud eelnõu kohta küsimusi? Saaks äkki mõne sõnaga lihtsalt vaate kirjutada, et ma saan aru eelinfo põhjal, et seal vist tualettide kasutamise osas oli väikseid erikomised võrreldes varasemalt. Äkki saaks väikest kirjutada? No siin korras nüüd otseselt tualette ei puudutata vist. See on ainult avalike ürituste pidamise kord. See tähendab seda, et varem oli meil avaliku korra eeskiri, kus olid need ära reguleeritud. See ühesõnaga 1. juulist muutus kehtetuks ja hakkas kehtima uus korrakaitseseadus, mis siis kohustab kohalikul omavalitsusel need reeglid kehtestada. Ja nüüd meil siis on esimene volikogu ja selleks ongi meil, kuidas avalikku üritust pidada. Ja siin on sellised põhimõtted, et lihtsamate ürituste korral tuleb linnavalitsusele ainult teade saata. Kui on, suuremad üritused, siis nende kohta tuleb taotlus esitada ja taotleda avaliku ürituse pidamiseks luba. Siia alla ei käi meelsuse avaldamiseks, koosolekud. Koosolekud lähevad, nüüd reguleeritakse selle uue korrakaitseseadusega. Selle kohta on eraldi teatud kõik lahti kirjutatud seal, kuidas seda teha. Need on, sellised meelelahutusüritused, spordivõistlused ja sellised asjad on siin. Et avalikult, kuidas nüüd seda nüüd korraldada. Ja see on siis nüüd siin korras kõik meil kenasti korda pandud, kirja pandud ja ka seletuskirjas natuke seda lahti kirjutatud. Et see on ainult selleks, kuidas avalik üritust korraldada. Keegi tahab mingit, meil tulemas perepäev, kuidas seda korraldada. See kord reguleerib seda. Selge. Ja palun. Ma tegelikult on põhjendatud õige, aga siin tekib natukene 10 meetrit väärajast ja 10 meetrit Peedu Jörglikust tööst. See on järgmine puht. See on see alkoholi keeluala, need on järgmine eelnõu. Kas on päevakorrapunkti number 4 kohta hetkel küsimus? Aga mis ma võib-olla Reedile veel vastan, et ma saan aru, et Reed tunneb huvi rohkem nende avalike käimlate kohta ja eriti kui suurtel üritustel, et see asi oleks lahendatud. Et suurtel üritustel, kui linnavalitsus väljastab selle avaliku ürituse loa, siis seal pannakse need tingimused kirja, mis peab olema ja millele see üritus peab vastama. Kuna see on nüüd päevakohapäevaline teema, siis oleks võib-olla siis hea minutike veel peatada, et kas oskab keegi öelda, mis see number siis võiks olla, millal peab alati olema see välikäimla või käimlateenus tagatud, millise ürituse publiku prognoosi korral? Ütleme nii, et kui on spordiüritusel, ma ei tea, kas on kuskile kirjas, aga praegu käituvad ratta ja jooksu ja suusa kõigi nende ürituste korraldajad 250 osaleja kohta üks tualett. Kui on 1000 osaleja, siis peaks olema 4 tualetti. Et 200 osaleja korral ei ole kohtus? No tegelikult seda ei ole kirjas, ma arvan. Tegelikult see sama kord, mis teie ees praegu on, seal on öeldud, et luba tuleb taotleda ühe tingimusena, et kui eeldatav osavõtjate arv on üle 300 inimese,
et noh, see tähendab sisuliselt, et need üritused, mis on kuni 300 inimest, siis nad peavad lihtsalt teavitama, nad ei pea taotlema luba. Ja noh, siis nad tegelikult, noh, siis ei saa linnavalitsus otseselt neile ka tingimusi seada teavituse puhul. Nii et noh, ütleme nii, et selle järgi on see piir 300 inimest. Selge. Veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole, paneme nimetatud eelnõu hääletusele. Kes on et panen nimetatud eelnõu hääletusele, kes on nimetatud eelnõu poolt ehk siis avalike ürituste korraldamise pidamise kord Elva linnas, kes on nimetatud eelnõu poolt, palun anda käega märku. Seitseteist poolt häält, otsus ühega häält vastu võetud.